minister. Opadii, sõbrad. Väike mõte. Prooviksime teha siis, kus ma olen? Siin. Nii. Prooviksime jälle üks tule tegemise asi, on ju. See on nagu toidab alati, ütleme, kui õiget puud leiad ja no ikka sealt jalal kuivanud puu sees saad ikka selle õige asja kätte ja puurid tule ka, on ju. Ja nööriks saab kasutada saapapaela ja kui täitsa kiviaega minna, siis nõgesenöör, pajukoorenöör, niinest, mis iganes nööriga saab ka hakkama, et saab täiesti nullist ainult noaga. Valgemees tõi noa, kauples, vahetas mingi kauba vastu, et saab hakkama, on ju. Siis noh, see on täitsa mainstream, täitsa titemäng, on ju. Kui sa vati peale ka veel tõmbad, siis see pole mingi ellujäämisõppe põhimõtteliselt, on ju. Kuigi seda vatti ja tatti ja plega igasugust judinaid tänapäeval meil muidugi on kogu aeg käepärast. Et hopsti läks jälle pilt eest ära, võtta paneme selle paremini. Nii, nüüd on hästi. Et aga see tule rullimine, on ju, selle sama mingisuguse klotsi võtan ilma aukudeta ja rullin kahe pinna vahele, on ju, et ma saan teha seda ka täitsa kiviaja süsteemil, aga et mis see võiks olla see materjal siis, mis hõõrdumisel seal kahe sileda pinna vahel hõõguma läheb. Et noh, vatt on jälle tike mäng, on ju, et vatti ajada hõõruma on nagu, noh, ma ei tea, 10 sekundit ja hõõgub hõõrumismeetodil kahe sileda pinna vahel. Ehk et rullid sigari ja teed. Noh, nöör ka on okei, looduslik kiud on ta küll, aga ikkagi, et ta on abivahend on kaasas, on ju. Et nöörikiududest ka saab rullitud selle asja. Aga siis nõges. Mul on eelmisest aastat siin, eelmisest sügisest kogutud veel nööri punumiseks natukene viimane jupp nõgese kiudu. Ja proovime selle lükata siis kahe sileda pinna vahel rullides hõõguma. Et noh, ma tean, ma olen seda juba teinud ka varem, et läheb küll, aga on tunduvalt kapriissem kui see sama vatt, on ju. Ikka märgatavalt. Ei ole nii lihtne. Umbes nii palju. Selle kisume natukene hõõrume kiududeks. Lähme õue tegema seda. Ja vaatame, kas saab käima. Ma tean, et saab, aga lihtsalt näitame ära ka. Lihtne. On päris selline väljakutset esitav. Muidugi saab harjutada veel, et läheb paremaks. Ja on paremaid päevi ja halvemaid päevi. Aga lähme vaatame, näitame ära siis, kuidas nõges hõõguma läheb. Loodetavasti. On ju, ilusti siin kommikarbis. Krõbiseb, enam-vähem kuiv tundub. Et lähme proovime ära siis, et kas töötab. Lähme vaatame, kas saame vati põlema kõigepealt. Ja siis proovime järgmiseid asju. Ja põleb. Opadi, vatt on soojenduseks. Nüüd lähme nõgese kiududega. Eelmisel aastal korjatud nõges. Proovime teha siis kiud võimalikult pehmeks ja ajada nad käima. Ja küll neid saab pehmeks teha siin selle rulli all ka. Ja rullime sigari.
ja rullime. Praegu on kiud ilmselgelt liiga suured. Võõgub suitses korra siit, aga vist läks välja. Väga hea kuum on või läheb käima. Ei läinud, jätkame uuesti. Lagunes ära. Juba peaaegu sain. Kuumust on, aga põlemist veel ei ole. Tundub, et see tükk laguneb enne ära, kui selle põlema saab. Ja läks nüüd. Otsustab, see on viimane võimalus. Ja läks nõges käima. Nõgese kiud. 2 tükki jäi üle ka, need ei läinud. Tagasi siin telgis. No töötas vist või? Võtame kokku ka, kuidas see asi käis siis, et tegin ühe sigari sellest samast väiksest mõnest nõgese kiust. Algul oli selline 0,5 sendi läbimõõduga sigar ja hakkasin siis tööle. Esimese laksuga kohe kuumus sees, korra suitses, käte vahel täitsa kuum. Natuke õhutsin, aga vist vähe. Ma arvan, et seal oli juba elu sees, et seda veel oleks pidanud kiude avama ja see oleks käima vist läinud. Et oli väga hea juba esimese õrdumisega. Aga no ei läinud, läks teisele katsele. Teine ja kolmas katse ka kuumuse sain kätte, aga ikka hakkas lagunema see rull juba, kuna ta läheb pehmeks, on ju. Mida rohkem rullid, siis seda rohkem ta laguneb, siis ei saanud enam seda lõpulaksu panna. Et veel rullida 3-4 korda makskiirusega, et tundsin, et all on rull selle plaadi all rull laguneb, on ju, et see läheb pudiks ära, ei saa. Ja siis pakkisin ta 4. korda veel kokku, see viimased riismed, mingi mõne millimeetrise läbimõõduga riismed pakkisin kokku uuesti väikeseks peenikeseks sigariks või noh, sigaretiks ja läks mingi 10 liigutusega oli olemas. Rohkem ei saanud ka, sest tundsin, et seal all, noh, nüüd on kohe täitsa lagunud, et kui see ei läinud, siis tuleb uus sigar hakata keerama. Aga läks, selle viimasega läks, nii et nõges, ükskõik mis pilpa võtad, jalal kuivanud kuuse, lõhestad keskelt ära, on sul rullimisasjad pinnad olemas ja nõges saab ka võtta täiesti värskena ja tunni paari kanda kuiva ilmaga töökorras saad juba rullida. Nii et täitsa toimib vahend, et kui sa seda hakkad nullist tegema, siis läheb ka ikkagi tunnike läheb kindlasti, et see materjal varuda ja nii edasi, et täitsa alternatiiv. Muidugi eeldab kuiva ilma, kui sa värske nõgesega töötad. Ja nõgest saada on ju mai lõpp, ütleme praegu on nii pisikesed,
aga siin mai keskpaik juba saad seda kiudu piisavalt mai lõpus kindlasti ja läheb talve välja, ega see pruunikas kiud on ka veel okei, kuigi ta on pudedam. Nii et täiesti toimiv ja täiesti kiviaja värk, on ju. Noh, see rull jäi praegu õue sinna või see nott, millega ma rullisin, aga täiesti toimiv ja sellele tilulilule titemängule täitsa äge alternatiiv. Ka nöörist näitab mingi teine kord vist, nöör läheb ka kapriissem kui vatt, aga lihtsam kui nõges, ma julgen öelda. Et see nöör läheb ka, katki läheb kergesti, suhteliselt hakkab pudisema hirmsasti. Aga selline värk siis. Järgmiseni, pange like ja kommenteerige, vaielge ja näeme. Tšau!